Tere tulemast 4. mooduli viimasesse õppetundi, nõuetele vastavus, risk ja õiguslikud toimingud. Sa oled kaitsnud oma intellektuaalomandit ja sõlminud õiged lepingud. Nüüd tuleb pidev töö, et püsida õiguslikult korras. Nõuetele vastavus pole bürokraatia, see on vundament, millel sinu ettevõte seisab. Lõpetame tugevalt. Loovettevõtted tegutsevad kihilises õiguskeskkonnas, korraga kehtib 3 kihti. Esimene kiht, EI direktiivid. Need seavad ühise raamistiku kõigis liikmesriikides. Teine kiht, riiklik õigus. Iga riik rakendab seda EI raamistikku omal moel, nii et detailid erinevad Portugalist Eestisse ja Bulgaariasse. Kolmas kiht, valdkonna spetsiifilised reeglid. Konkreetsed reeglid sinu valdkonna ja platvormide jaoks, millel töötad. Siin on võtmeidee, EI saab raamistiku, iga riik rakendab oma versiooni ja sinu valdkond lisab peale oma kihi. Sa ei halda neid ükshaaval. Need kehtivad koos ja kuna regulatsioonid muutuvad, telli uuendused oma riiklikult intellektuaalomandi ametilt ja maksuametilt. Üks muudatus, mille sa vahele jätad, võib põhjustada kuude pikkust häiret. Nende kihtide sees on loovinimeste jaoks kõige olulisemad 4 nõuetele vastavuse valdkonda. Esimene on intellektuaalomandi õigus, oma töö kaitsmine ja teiste õiguste austamine. Teine on maksustamine, sinu tulumaks, käibemaks ja sotsiaalmaksed. Kolmas on tegevusload, kõik valdkonnaload või kutsealased registreeringud, mida sinu valdkond nõuab. Ja 4. on valdkonna spetsiifilised reeglid, asjad nagu digitaalse sisu standardid, kultuuripärandi kaitse ja reklaamireeglid. Nagu kihtide puhulgi, kehtivad kõik 4 korraga. Nõuetele vastavus tähendab nende koos haldamist, mitte ükshaaval ja mitte ainult siis, kui probleem ilmub. Paljude loovettevõtjate jaoks tunduvad maks ja registreerimine kogu ettevõtte kõige hirmutavama osana. Nii et siin on ümbermõtestamine. Eesmärk pole ise iga detaili valdata, vaid teada, millised kohustused on olemas ja millal abi kaasata. Tea, mis sinu kohta kehtib, ettevõtte registreerimine, käibemaks, tulumaks ja sotsiaalkindlustus. Õpi tähtajad selgeks enne, kui need saabuvad, mitte pärast. Pea korralikku arvestust. Enamik EI riike nõuab, et säilitaksid finantsdokumente 5–10 aastat. Ja tea, millal spetsialisti kutsuda. Hea raamatupidaja tasub end tõesti ära, eriti kui sul on piiriülene tulu, toetused või autoritasud. Sinu harjutus siin on nõuetele vastavuse kalender. Koosta 12-kuuline kalender igast esitamise kuupäevast, käibedeklaratsioonist ja loa uuendusest ja tee see nähtavaks oma seinale või telefoni. Nüüd andmekaitse, krüpp. Ja see on lihtne. Kui sinu ettevõte kogub mis tahes isikuandmeid, kehtib see sinu kohta. Klientide e-posti aadressid, veebisaidi külastajad, uudiskirja tegijad, sotsiaalmeedia jälgijad, mis tahes nende kogumine toob su krüppri alla. Kogu EI-s ei ole see läbiräägitav. Niisiis põhitõed. Sul on vaja privaatsuspoliitikat, mis ütleb, milliseid andmeid kogud ja miks, ning küpsiste nõusolekut igal saidil, mis kasutab jälgimist. Sul on vaja nõusoleku dokumente, sa pead suutma tõestada, et sul on seaduslik nõusolek e-posti turunduseks. Ja sa pead teadma 72 tunni reeglit. Andmete rikkumisest tuleb ametitele teatada 72 tunni jooksul. Kõige levinumaid rikkumisi on lihtne vältida. Eeltäidetud nõusolekukastid, e-posti nimekirjade ostmine ja klientide andmete igavene säilitamine ilma säilituspoliitikata. Tasuta nõuetele vastavuse kontroll sinu riiklikult andmekaitseametilt tabab enamiku probleemidest. TÜPEI kohaselt vajab iga andmete kasutamine õiguslikku alust. 2 on loovinimeste jaoks kõige olulisemad. Esimene on nõusolek. Kasutad seda, kui inimene peab aktiivselt nõustuma uudiskirjade, turunduskommunikatsiooni ja mitteoluliste küpsiste puhul. See nõusolek peab olema vabatahtlik ja sa pead suutma seda tõestada. Teine on õigustatud huvi. Kasutad seda asjade jaoks, mida klient mõistlikult eeldab, temaga suhtlemiseks, arveldamiseks ja teenuse osutamiseks, mille jaoks ta sind palkas. Seal pole sul vaja eraldi nõusolekut. Võtmeoskus on valida iga eesmärgi jaoks õige alus. Sobita alus eesmärgiga ja sinu andmekasutus on seaduslik. Lisaks üldisele õigusele on sinu konkreetsel valdkonnal omad reeglid. Nende eiramine on sagedane ja kulukas viga. Kui oled digitaalse sisu looja, jälgi platvormide kasutustingimusi, autoriõiguse content-it-süsteeme ja EI digiteenuste õigusakti, mis kõik mõjutavad sinu ulatust ja nähtavust. Kui töötad kultuuri- või pärandivaldkonnas, jälgi reprodutseerimisõigusi ja riiklikke ekspordipiiranguid kaitstud teostele. Kui teed reklaami või sponsoreeritud sisu, nõuavad EI tarbijareeglid iga tasulise partnerluse selget märgistamist. Ja ligipääsetavus on nüüd oluline kõigi jaoks. Euroopa ligipääsetavuse õigusakt alates 2025 aastast nõuab, et digitaaltooted, sealhulgas veebisaidid ja rakendused,
vastaksid ligipääsetavuse standarditele. Veel üks asi, kui müüd või litsentsid rahvusvaheliselt, pea meeles, et maksud, platvormireeglid ja intellektuaalomandi kaitse erinevad väljaspool EI märkimisväärselt. Kontrolli enne laienemist. Isegi suurepäraste lepingute ja nõuetele vastavusega juhtub vaidlusi. Oskus on teada, kuidas neid käsitseda ja eskaleerida ainult nii kaugele, kui pead. Esimene samm, otsesed läbirääkimised. Enamik vaidlusi laheneb ühe selge, professionaalse vestlusega. Alusta alati siit. Teine samm, lepitus. Neutraalne kolmas osapool aitab mõlemal poolel kokkuleppele jõuda. See on palju kiirem ja odavam kui kohus. Kolmas samm, väiksemate nõuete kohus. Väiksema väärtusega vaidluste puhul, kus kinnised erinevad riigiti ja sageli pole sul juristi vaja. Neljas samm, kohtuvaidlus. See on viimane abinõu kulukas ja aeglane, kuid mõnikord vajalik tõsise rikkumise või õiguste rikkumise korral. Pane tähele, et kulud ja formaalsus tõusevad iga sammuga, nii et alusta altpoolt ja tõuse ainult nii kaugele, kui vaidlus sind tõesti sunnib. Lõpuks ehita oma õigusliku toe võrgustik enne, kui seda vajad, sest sul pole vaja juristi püsilepingul, sul on vaja õigeid kontakte, valmis ette. Tunne intellektuaalomandi advokaati, kaubamärgi registreerimiseks ja mis tahes rikkumise juhtumiteks. Tunne ärijuristi, lepingute, vormi ja vaidluste jaoks. Tunne raamatupidajat, maksude, käibemaksu ja finantsalase nõuetele vastavuse jaoks. Ja kaalu õigusabikindlustust, mis annab sulle pideva, soodsa juurdepääsu nõustamisele. Palka spetsialist, kui lepingud ületavad olulise väärtuse, kui rikkumine on ärilises mahus või kui vaidlus ületab piire. Sinu viimane harjutus on see võrgustik kohe kaardistada, bürood, raamatupidajad, liidud, koos hinnanguliste kulude ja sellega, millal igaühele helistada. Hoia kontaktid käepärast enne, kui neid kiiresti vajad. Lõpetame mõtteviisiga, mis teeb kõik selle hallatavaks. Nõuetele vastavus on harjumus, mitte ühekordne ülesanne. Regulatsioonid muutuvad pidevalt. Nõuetele vastavaks jäävad ettevõtted pole need, kes iga reegli pähe õpivad. Need on need, kellel on head süsteemid. Nii et ehita 3 lihtsat harjumust. Esiteks, teie uuendused. Jälgi oma riikliku intellektuaalomandi ametit, oma maksuametit ja oma erialaliite. Teiseks, kanna iga tähtaeg kalendrisse. Nähtav nõuetele vastavuse kalender muudab hirmutavad kohustused lihtsateks, tavalisteks meeldetuletusteks. Kolmandaks, vaata üle kord kvartalis. Iga 3 kuu tagant kontrolli, mis on muutunud ja mis on järgmisena tulemas, kuni see on veel lihtne, mitte kiireloomuline. Siin on panus ja rahustus. Üks regulatsiooni muudatus, mille sa vahele jätad, võib tekitada kuudepikkuse häire. Kuid väike, regulaarne harjumus hoiab ära peaaegu kõik sellest. Nõuetele vastavus, nagu loovuski, premeerib järjepidevat kohalolekut. Toome 4. mooduli kokku 3 mõttes. Esimene õppetund, intellektuaalomand. Tunne ära ja kaitse seda, mis sulle kuulub, autoriõigus, kaubamärgid ja patendid, ning ole valmis seda kaitsma. Teine õppetund, lepingud ja vormid. 5 elementi teevad lepingu õiguslikuks, täpsus kaitseb sind ja sa valid vormi, mis sobib sulle täna. 3. õppetund, nõuetele vastavus ja risk. Halda õiguse kihte, täida oma maksu ja küppa kohustused ning ehita oma õiguslik võrgustik enne, kui seda kunagi vajad. See lõpetab 4. mooduli. Sinu loovettevõte seisab nüüd kindlal õiguslikul alusel. Kaitstud töö, tugevad lepingud, õige vorm ja nõuetele vastavus, mida suudad hoida. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh vaatamast!